96 kohtasin ühte Jaapani sotsiaalteadlast, kes tuli siia natukene Eesti oludega tutvuma ja rääkis mulle mõnda asja. Siis ma ei saanud nendest aru, aga nüüd on see hetk käes. Küsis, kuidas teil on nende lastega, kes nagu on arvutitega juba tuttavad ja kooli lähevad. Ja siis ma ütlesin 96, et no meil alles nagu käib see tiigrihüppe ja arvuti on suhteliselt nagu uus asi, et arvutiklassid ja nii edasi. Siis ta rääkis Jaapani kogemust, ütles, et Jaapanis lapsed juba üksuklapsed kodus kasvavad üles arvutiga. Arvutis on mäng, arvutis on võimalik suhelda ja meil Jaapani ühiskonnas tekkis probleem siis, kui need arvutipõlvkonna lasteaialapsed jõudsid kooli esimesse klassi, et siis oli need korraga hästi palju abiõpetajaid vaja. Sest probleem ilmnes, et need lapsed, kes tulid, ei osanud teiste lastega sotsialiseerida. Ja ta seletas, et põhjus on väga lihtne. Kui laps kodus üksi mängib arvutiga, siis ta on alati jõupositsioonil. Kui tahan, lülitan arvuti sisse, kui tahan, lülitan välja. Kui ma tahan mängida mängu ja ma võidan, siis mina otsustan seda, millist mängu ma mängin, millisele tasemele ma lähen. Ja kui ma hakkan seal kaotama, siis ma panen selle mängu kinni ja lähen kuhugi mujale mängima. Aga kui lapsed mängiksid neid traditsioonilaalseid mänge liivakastis, üks tahab teisegast autot laenata ja teine peab vastu andma traktorit, siis nad õpiksid sotsialiseerida. Nii et see on lugu aastast 96 ühe Jaapani sotsiaalteadlase kuust. 2006, 10 aastat tagasi, ma lõpetasin ühe oma teenistuskäigu Paldiskis põhilise tegelase missioonisõduritega ja edasi liikusin peastaapi ja see, kes minu järgi hakkas seal tööd tegema, sinna Kalevi pataljoni tulid ka ajateenijad ja siis ma ei uskunud seda, et räägib, et on olemas arvutisõltlased, poisid, ajateenijad, kellel käe päriseb, ta ei saa netis olla, ta tuleb sõjaväkke, kus siis on absoluutne nagu teistsugune keskkond. No, 10 aastat tagasi ma oleksin teile rääkinud sellist ilusat lugu, teate, aga mees on hoopis teistsugune elu ja kord. Esiteks, tööraual lõpnis kell 22.00. See tähendab, kõik mehed, poisid kätte magama kell 10. Kas kodus läheb mõni poiss kell 10 magama? Haige on siis läheb. Sest nad kodus, kes on arvutis, vaatavad filme, suhtavad, aga sõnades nad käsivad päevase tegevusega ära, et õhtu kell 10 tuleb meil raske uni, hommikune äratus on kell 5.55, hommikune sport, terve päev. Ja mobiili nad saavad kasutada ainult vabal ajal, ehk siis esimene vaba aeg tekib 19.30, umbes tund aega. Ja isegi kaevati õiguskantslerile, kui keegi meie jaoülemustest keelustas mobiiltelefoni väljaõppe ajal. Mobiiltelefon pidi olema kapis, turgu taga ja alles siis, kui tuleb õppune vaba aeg, siis nad said mobiiltelefoni kätte. Praegu aasta 2016 on hoopis teine olukord, mulgi ajastu. Kui vanasti päevnik või korrapidaja võis käia mööda koridori ja kuulda, et keegi toas räägib öörahu ajal. No te teate, karistus, väike represseerimine ja võisid enam mobiiltelefoni näha. Tänapäeval nutitelefoniga vaikselt tekki all libistada. No seda päevnik ei kuule. Ja tegelikult me ei saa enam kontrollida, kas ajaline tegelikult puhkab välja ajavahendikus õhtu kell 22.00 kui hommikul kella 6.00 võida. No, muidugi saab visuaalselt vaadata, kes ei ole välja puhanud ja kes ei suuda harjutusi taga teha, et järelikult on nutitelefon ja saab minna nagu isiklikuks. Aga ma räägin täna, kuidas taguda noormeeste tervisele parem olustöö. Ma esitan teile ühe hulga arve ja mõningaid lugusid sinna juurde ka. 10 aastat tagasi, aasta 2006, oli veel see kuldaeg, kus siis Kaitseressursside Ametis võidi iga aasta võtta kutsealuseid arvele ja üle 10 000. Praegu oleme jõudnud siia, kus meil on siis demograafiline mõõnaaeg, et circa 5700 noormeest aastas saab võtta arvele lihtsalt.
lauarevolutsiooni aegne põlvkond on juba niivõrd vana, et ta on sõjaväest välja. Võtsime siis kõige värskema Eesti rahvastiku püramiidi, seekord natukene Karaka tõusast, ehk siis lapsest kuni 6. eluaastani, neid on meil siis 98 700, nooruki 6. eluaastast 15. elueani 16. eluaastani siis see, et siinsi neid on meil 136 000, see potentsiaalne noorukite osa, kelle mõjutamisse me suudaksime tänapäeval midagi öelda. Ja need, kes on siis juba välja kasvanud lauarevolutsiooni põlvkond, meie kõige laiem rahvastiku osa, neid on meil 21 700. Keda me tahaksime kõige rohkem mõjutada? Kas neid 6-aastaseid ja keelustada neile mobiilid, sest miks autojuhtimise load väljastatakse ealise piirist ülespoole? Auto on tegelikult kasulik asi. Saab midagi veerada, saab ühest kohast teise kiiresti liikuda, aga autojuhilube ei anta enne, kui sa oled ju teatud juht. Me ei anna kindlasti lube väga kergesti 16-aastastele. Ma loodan, et nad mõistavad auto kasutamist ja sellega seotud ohtusid. Tegelikult ei mõista. Venitame ikkagi lubade saamise kuhugi ülespoole, et kasvanud teadlikus. Mida me siis noormeeste tervise kohta teame? Enamasti kõik noormehed peavad käima alates 17. eluaastast Kaitseressursside Ameti poolt määratud raskuskomisjonis. Ja seal siis nende tervist mõõdetakse. On olemas tervisenõuded ja siis neid saab klassifitseerida, kas nad on täiesti terved, natukene mitteterved, ei vasta nendele nõuetele või üldse ei vasta. Ja meil on siis praegu sellesse kaitseväekohuslaste registrisse kantud umbes 270 000 isikut. Vaatan korra andmeid, päris selliseid dünaamilisi andmeid viimased aasta käigud ja see pilt on ainult kujundlik, see oli aastaid tagasi Postimehes ja see on ühe noormehe enesekujutus, et kui noores on kodus, on trenni, ta on musklis, ja kui ta tuleb Kaitseressursside Ametisse, siis ta tavaliselt ütleb, et õlved valutavad või selg, pikaaegses Kaitseressursside komisjonis näeb ta välja natukene vanuri noor. Aga nad tahavad olla siis tugevad terved noormehed. 2015. aasta andmeid meil ei ole, et ma kasutan 2014 andmeid. Kaitseressursside Amet väljastas üle 25 000 kutseilmude komisjoni, kokku lahendati üle 12 000 otsuse ja vaadake nüüd, täiesti tervisenõuetele vastas 4122 noormeest, ajutiselt ei vastanud, see tähendab, nendel oli mingisugune terviserikke, või nad olid ka äsja haigestunud, või olid aega tervist parandada, aga kohe komisjon tegi otsuse, et üldse ei vasta tervisenõuetele, ei võta kaitseväkke kutsuda 3187. Et see on ainult ühe aasta andmestik, siis vaatame korra dünaamikat 2009 ja 2013. Esimene kategooria vastab tervisenõuetele 100%, 42% oli aasta 2009, siis 6 aastat tagasi. Nüüd paar aastat tagasi ainult 34% vastab tervisenõuetele kohe ajateenistusse minema. Ehk siis 4 aastaga 8% vähenemine, et iga aastaga meie noormeste tervis kogu valdkonna. Nüüd B-kategoorias ajutiselt ei vasta, aga võib-olla tervenevad ja vahepeal siis kontrollitakse uuesti 31%, 36%, ehk siis arstiteadus ja meditsiin on parema ravivõimekusega noormehed saavad terveks. Nüüd üldse
vasta 2009-27, siin on siis 33% võrra suurem peale, kes üldse ei vasta, keda üldse riigikaitsesse ei saa kutsuda. Võtan ühe aasta veel näite, 84. Siis, kui ma pidasin Metsaülikoolis Käärikul ettekannet ja siis seal oli ka üks noormees, kes oli selle aastakäigu noormees, ja ütles, et mina käisin ajateenistuses. Siis mul jäi mulje, enamus käib ajateenistuses. Ta ikka kuuleb oma sõprade käest, kus sina teenisid ja kuidas sul oli. Kui ma näitasin talle arvusid, tema aastakäigust ainult 26% läbis, siis veerad. Tema põlvale mõistastuses. Uskumatu. Talle jääb küll, et ta käib suuremast tahab, nad mees käib. Ja tegelikult on nii. Sellest aastakäigust 44,5% vabastati. 26 läbis, vabastati siis õpingute tõttu või oli meil kehtiv karistus. Need said ära pikendust ja said siis vahepeal vanemaks ja lõpuks enam kutsutud. Osadel puhul ei tehtud otsust ja mõned olid juba selleks ajaks õnnetust või muudel asjadel osutunud. Võib-olla see, mis teid kõige rohkem võiks mulle huvitada, mis on nende noorte meeste tervise nagu diagnoosid, mille põhjal neid kas vabastatakse või öeldakse tervis oli piisavalt korras. Aastal 2011 psüühika ja käitumisehäired diagnoositi 40% noortest. Nüüd õnneks juba ainult 26. Kas nad on siis psüühiliselt tugevama? Ei, nad ei saa enam võib-olla nii palju pingeleda. Toomine mõnes näitus. Ütleme, on olemas nagu interneti-foorumitele sõdurid ehk siis kõik nagu omavahel foorumites vestlevad, mis asjaga saab nagu sõjast ära, mis haigus tuli. Mis arvata, mis on praegu aasta 2015 moe haigus, mida arstid ei suuda diagnoosida ega kindlasti teha? Mingi liigestega töötada või? Migreene. Noormeestel on järsku hakanud migreene. Kuidas sa teed kindlasti migreene? Kui ta väidab, arst ei saa võtta endale vastutust, et ta rikub kellegi tervis ära. Arstid komisjonid on kaitseväes sõltunud. Ekspertideks pannakse need kokku ja arst peab tegema alati otsuse patsiendi kasuks, sest vaadati kui arst pole su ära midagi, lähed. Kui temaga teenistuse jooksul midagi juhtub, see tähendab seda, et riikliku teenistuse jooksul sinu tervis on halvenenud ja riik peab hiljem seda kompenseerima või hakkama talle maksma toetust. Sellest pigem kannetakse vabastamist. Psüühika käitumishäired on osatud paremini diagnoosida, enam midagi ära ei pääse, et noored mõtlevad iga aasta uusi asju välja. Igasugused allergiad, täiesti müstilised allergiad, miks nad ei saa räägimist ja siis jätkida migreenid. Aga nüüd see, mida te küsisite, see tõepoolest vihas, luukonne, sitega haigused, igasugused tunned, selle põlevused, et vaadake, protsenti on siin suurem. Ja see on olnud tõsine probleem. Noormehed ei kannata füüsilist koormust, on väsimusmurud. Osaliselt võib seda öelda, et see on tõesti võib-olla liigse füüsilise aktiivsuse tulemusel, et kuna korraga teises keskkonnas peavad jooksma see NATO test, mida me teeme täiesti tavalises rutiinis, eks ju, ta jookseb 3,2 kilomeetrit aja peale, noored peaksid jooksma 115 minutit, mina jooksin 17 minutit, mina olen 50 aastane. Ettekõverdusi 2 minuti jooksul, nemad peaksid tegema 27, mina peaksin tegema 44. Normid arvestavad sugu ja ka vanust. Nii et see on pigem see, mis näitab, et nad ei ole füüsiliselt aktiivsed olnud ja kui nad kaitseväge tulevad, siis korraga liiguvad füüsilist ja võib olla ka nii, et siin ei kajasta arvu, et kui lõpeksime mingi hulga mehi, 3000 meest, kes tulevad sügisel kaitseväeteenistusse, siis kaitseväeteenistuse jooksul langeb 13% välja.
vastab siis riigikaitse nõuetele. Aastal 2014 Eesti Vabariigis meil oli siis vanduses 15–64 circa 427 000. Nendest pooled on siis arvel Kaitseressursside Ametis ja riigi kaitsma. Riik saab ju noormehi riigikaitsesse just sellistena, nagu koolikinnist või perekondadest ellu astuvad. Vaatasin meie valitsuse kodulehel on olemas üks raamdokument, mille nimi on rahvastiku tervise arengu kava 2019–2020, praegu tehtud arengukava. Seal oli üks avapeatükk, tervislik eluviis ja üks peamine probleem, mis on välja tuuakse, enamikul koolinoortel jääb normaalsest füüsilisest arengu tagavat kehalisest koormusest puudu. Ehk siis ennem kui nad tuleb ajateenistuse meile juurde, ei tohiks neid koormata, tuleks pigem vaadata, mis juhtub enne ajateenistus, kas gümnaasiumis või põhikoolis. Vaatasin siis korra statistikat kooli kohta ja neid sellised arvud silma. Aastal 2013 õppis meil põhikooli ülemisel aastal umbes 18 000 noormeest ja 17 000 neid. Sama kinnitas ka kooli direktor, et poisse rohkem, nüüd sünnib rohkem ja neid on kuni noor teadlik, alati populatsioonis tükkanastes rohkem. Aga vaadake gümnaasiumi arve, et poisse õpib siis põhikoolist tükkanastest 1500 aga gümnaasiumisse läheb juba 9000 noormest ja samal ajal 12 400, need suhtarv on 2900 riigilt kasutus. Ehk siis, kui me gümnaasiumisse viime sisse NATO Eestit, selline algatus on tehtud, gümnaasiumist paneksime noormehide peale kätte öelduse muid asju, siis ma arvan, et see ei ole nagu kõige kuulsam mõte. Mina panustaksin rohkem põhikooli peale, põhikooli liigimis. Vaatasin riiklikku õppekava, mis oli riigiteadures, kas see ka tegelikkuse aastat direktor võib kinnitada või ümber lükata. Ja tundide jaotus, vaatasin nii, nagu seal riigiteadures oli, kõrvalist kasvatus, esimestes astmetes antakse 8 tundi nädalas, aga põhikooli viimasel aastal 7.–9. klass on juba kehalise kindlasti see ei ole kõik olla päris õige väide, võib olla ka muid liikumise tunde. Jah, et see ei saa olla pealine põhjus, aga vähemalt ma nägin seda suhtarvu, et esimestest põhikooli astmetes on nagu kehalist rohkem, aga siis läheb vähemaks, pool on nagu rutmise kohta, tingimata liikumise kohta. On meil ühe kuldse näite. Ma isiklikult olen väga palju käinud Soomes ühes vallas, tegemist on Pirkala vallaga. Ja kui ma seda käisin 90-ndate keskel põhikool, nagu korragi, seal õppis umbes 300 last või isegi rohkem. Ja selles vallas, Pirkala vallas oli 6700 elanud. Ja kooli kõrval laiutas tohutu suur park. Ja see park oli jalgrattaid täis. Sest nemad, kool ja kooli kogukond oli teinud omavahel kokkuleppe. Lapsevanemad ei tooks lapse autol kooli. Vaid ilusasti olid jalgrattateed, kõik muud asjad olid valla poolt arendatud, kõik lapsed ränkasid kooli. Ükskõik, kus kohas nad seal vallapiirkonnas elasid. Need park, tõesti 300 jalgrattast seal. See aasta läks mu lapselaps Peetri kooli. Peetri koolis läks 1. klassi 165 õpilast, tema läks siis Peetri kooli, kus on 7 klassi. Ja ta läheb ka hommiku varem minema, sest ta veel oma kõlksi või jalgrattast parkida, sest park läheb liiga väike, liiga täis. Aga mis on kõige hämmastam? Kui aastaid hiljem õdeti Soome koolilaste kehalisi neid näitajad, kuidas tervislikke näitajad, siis Pirkala valla lastel oli need Soome keskmistest lastest 3 kõrgem.
kõik olid nagu hämmudes. Kas tõesti selline kogukonna kokkulepe, et ärge sõidutada oma lapsi koos kooli juhtusega? Tallinnas ja mõnes väikeses maakonnas näeb ka sellised maakonna linnades, kuidas hommikuti kooli ees on see autode rivi, sest kõik ootavad saavad ikka lapsi juhti seal kooli väravas maha panna. Nojah, soovin seda uus. Ja mis kõige tähtsam? Selles vallas kehtis selline planeeringu põhimõte, elude ettevõtlus soomika planeeringu, selleks on vahel jätta rohealad. Ja põhimõte on see, et igas hoovis võiksid sa suuda alla panna, väravast välja minna ja sa väga pistikese vahemaaga pääsed nendele tervise ja liikumise suuda vajadada, nii et valda nii selgelt liirutada. Alguses 70-ndatel jääkmaa kokku ja siis 80-ndatel arendas seal ilusas kõigi need planeeringud, kas siis tööstuspark, elamurejoon ja sinna vahele siis ilusad planeeringud. See on see just pikaajalise planeeringu 20 aastaga. Sa võid siis koolilaste tervisemeetmed üles tõendas. Kui Eesti mehe käest küsida, kas ta terve ja kuidas ennast tunneb, siis vaadake 2/3 meestest hindab oma tervist heaks ja väga heaks. Ja ainult 28% ütleb, et ei hea ja halb. Ja ta on siis arsti külastanud ja liiginud härga ravi. Kui oli nagu statistilise andmeid kogunud ja lugesin statistikute kodulehel ühte sellist lihtsalt nagu nalja või anekdooti. Et kui keskmiselt Eesti mehe au mõõdeti, siis meeste eneste järgi, see peaks olema 25 sentimeetrit. Aga kui seda füüsiliselt mõõdeti, siis on tegelikult 15. Ehk siis, kui me ka teeme uuringut ja pöördame enesehinnangusele, et nii palju kasutada õpitööd või kas see on sulle kahju või mitte, me ei pruugi saada nagu häid andmeid. Ja need uuringud võivad need tekstid ja viida see, kuidas te Eesti mehed hindab oma tervist. Kokkuvõte. Kui ma peaksin meeste kohta, eriti noormeeste kohta tegema mingi kokkuvõtte, siis nende andmetega põhjal saaksin öelda, et meil on 1/3 igas aastakäigus Eesti tervikohtunik, kes on valmis väeteenistusse minema. Nad on käinud läbi ajateenistuse, valmis siis riiki kaitsma. Tervise Arengu Instituudi tervisekäitumise uuringu järgi tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega 36% elanikkonnast, kui on mõõdetud 16–64 aastat 2010 on. Ehk siis kolmandik meie inimestest on aktiivsed. Kas need kolmandik andmed on meid nagu rahuldavad? See on küsimus, kumba palju mõelda. Aitäh! Natukene eksitavad, sest kui noormees läheb vastutama komisjoni, siis ta teeb ennast pigem nagu tõduramaks ja viletsamaks. Et kui ma räägiksin kõrvuti praegu väeosast, 2 kuud tagasi Rahvajärel konverentsil doktor Hanno Mölder Reanovist ütles, et kõik see, mis me lehes kirjutate, meie noored on tõdurad ja tervised, see tegelikult ei ole tõene. Meie noored on füüsiliselt ikkagi heas vormis. Et see, et nad püüavad vigurdada ja ennast viletsamaks teha, et see on pigem mentaalne küsimus. See on kaitsetahte küsimus. Kaitsetahte küsimus. Ja ma ütleksin, et see, olles ka Koeda Lisa, kes et see on tegelikult üha süvenev teema. Siis kui ma räägin kõigi väeosa arstidega, siis nad ütlevad, et jah, noormeeste seljakõvedad on tõesti olemas. Üks oli teine aeg on ja et nad liiga palju istuvad. Teiseks, ma võin tuua lihtsalt näited, et kui noormees tuleb ajateenistusse, siis mõni teeb ainult 2 kätekõvedust alguses, esimesel nädalal.
ära minnes ta teeb juba 200. Kas sul mõjus, kui ma väidan, et Emili soovitab sellist longitudinaalset pilti, objektiivset pilti, kuidas on noormiste tervis muutunud näiteks 10-20 aasta jooksul, ei olegi põhimõtteliselt võimalik saada, sellepärast et see hindamise metoodika, mida arstlik komisjon kasutab, on vahepeal nii palju edasi arenenud, et esiteks ei ole mõistlik kasutada seda iganenud ja vana metoodikat, aga teisest küljest see, mis meil nüüd on, see on nagu palju parem ja mitmekülgsem, aga see tähendab, et joonlaud ei ole sama. Ja see tähendab, et ei ole olemas sama joonlauda, mis oli aastal 1996 ja 2016. On mul õigus? Jah, ma ütlen ka kohe teile väljenduseks juurde, et täpselt nii see on. Kui omal ajal oli kooliarstisüsteem ja võiks arvata, et kooliarstid ikkagi teadsid, milline on õpilaste tervis, siis mina olen ajateenistus kohanud noormehi, kes kunagi arsti juures käinud, et tegelikult, mis meie noormeeste tervisega tegelikult on. Et esimene arstlik komisjon ongi, kui nad saavad 17. Aga nagu nägite, kõik sinna ei tule. Kutsutakse, mõned saavad vabastuse, kuna lähevad kõrgkooli, siis nad eritavad veel mõne vabastusega ja saavad siis, kui on igavaks, et neid ei saa enam kutsuda. See on sellepärast, et meil on perearstisüsteem. Perearsti juures on kõik käinud ja neil on seal mõõdetud ja kaalutud. Ei ole. Ma toon lihtsalt näite, et ma lugesin hästi pikka lugu Taanis, kus on teadustud kogu see rahvastamise probleemi, on tegelikult nii, et noormehed on erilised tähelepanu ja arstides käies just nimelt on paremad aeg aastas korra kindlasti. Just nimelt kuningaaegselt, siis meie süsteem on see, eriti poiste puhul, on see, et sünnib, esimesed 2 aastat, on järelevalve, siis kuni 17 aastat ei ole mitte mingisugust ei järelevalvet, ei vajadust, ei tahtmist, et siis tegelikult meie noormehed on 17 saavad ja neil on osa välja taginud haivusi, mis nad on saanud vigastuse kesksportides või lihtsalt valet eluviisi ees ja alles vähemuse arst avastab või saadab nad siis sinna haiglasse ja mõnes mõttes võiks öelda, et saab ajateenistuse, tervis vaadatakse üle, ma loodan, et saavad magada. Aga tuleb üks täiendus veel, mul tuleb meelest, on olemas üks riiklik instrument, kus saaks veel meeste ja noormeeste paljude teiste tervist nagu jälgida, siis kui nad tahavad autodi lubeda. Just. Ja. Aga ma vaatasin 2014 Maanteeamet on väljastanud umbes 80 erinevat luba, paardiluba ja mis seal kõik peavad olema, umbes 50 autodi luba, aga seal on raske nagu vahet teha, kas tervis on korralikult läbi uuritud, vorm täidetakse digilugu.ee ja siis käid silmakontrollis ära, sul on see tervistõend käes, rohkem ei olegi. Lubadest ja inimese võiks panna nagu tingutada. Siis on terve, siis on reegel. Ma tahtsin repliigina öelda, et samas gümnaasiumi kehakultuuri õpetajad on just tükk aega tagasi juba loobunud sellistest standardnormidest ja häired üle hindamise puhul personaalselt arengu poole, sest et neid ei ole võimalik kehtestada, sest et nad saaks väga halvasti hindada või näiteks puhul. Et see on ka üks koht, mida tegelikult võiks jälgida. Aga ma tahtsin küsida selle eelmise kohta, et kas kaitseväes on kohtanud nendele nii-öelda häkkeritele, et selle potentsiaali võiks just kärbutada, kõverat sellega vennad, millel võib-olla tegelikult oleks mingi muu funktsioon, et kõike peale jooksu. Ja teisipidi siis tegelikult, et kas siis nutiajastu on tootnud nagu Eestile kaitsele kohapealt siis mingi suuremat potentsiaali. Pingulik sissejuhatust, mille me jätsin ütlemata, on see, et kaitsevägi on orienteeritud siis meil kaitsma välismailase vastu, aga kuidas me deklareerime, kas nutiseadmed on meil sisemailane, kaitsevägi ei saa nutiseadmete vastu võidelda või et kui häkkerid tõesti hakkavad nutiseadmed kasutama meie enda vastu ära, siis ja ma mõtlen just, et ma olen selles mõttes kohe vastab küberkaitseliit meil olemas. Tõepoolest, need, kes on arvuti asjatundjad, need koondatakse küberkaitseliit. Nemad juba testi tegema. Ma kaitsele üks propaganda. Mul õnnestus 5 aastat tagasi Krasnojarskides koolis ja koolimaa seinad olid ainult sõjaväe propagandad täis.
muidugi, aga ikkagi noortele juba sisendatakse seda kodumaa kaitset sisse. Et ikkagi propaganda on relv. See tähendab, et jah, Ameerikas on sama. Nagu on ütelnud niiviisi, et riiki ma usuta nagu laevima kompassit, et jah, ei kaitsevõimesse peab olema usku, meil ei ole siis propaganda osakonda, meil on olemas teavitusosakond või strateegilise kommunikatsiooni osakond, aga nad rohkem tõesti tegelevad natuke teistsuguse strateegilise eesmärgiga, et meie vaenlase vaenulikku siis psühholoogilist või infooperatsiooni maha suruda ja positiivseid sõnumeid edastada, et nad rohkem nagu tegelevad selle piiriülese infooperatsiooniga. Et siin ma pean ka tõdema tegelikult, et see nähtavus võiks olla suurem. Ja praegu on jäänud siiski pigem kohaliku Kaitseliidu aktivistide peale, kas siis noorkotlaste või kodusütlate liikumise kaudu. Et tegelikult see nähtavus võiks olla suurem, võiks seda sõnumit võtastada. Loomulikult me ei taha kõik seinamõõdus täis, aga seda kaitsetahte küsimus on tegelikult oluline, sest ei tunnetada tegelikult seda vajadust. Nähakse maailma suurema Eesti. Illureaalse küsimus on see, et kui me räägime ka, me jõudsime siin eelmise teema puhul kasvada sellesse punkti, kus on kasvatuse küsimus, siis kuivõrd kool ja perekond on koostöös sedasama selle kasvamisel, selle väikese inimese kasvamisel, siis järelikult on ikkagi see, et kui sa küsid ema käest, et kas sa tahad, et su poeg läheks sõjaväkke, siis väga paljud emad ütlevad, mis on hästi loomulik, mis on, et ma tahaks. Sest kuidagi loodud see piltu, et sõda tähendab alati hukku, sõjaväkke minek tähendab kaotamist. Et siin on elu parim lugu ja näide, milline selle rääkima aega, see tasub hea näide. Saaremaal on üks väike vald, Valjuda vald, keset Saaremaal, 1700 elanikku ja ühel hetkel siis üks vallavolikogu liige tuli mu juurde ja ütles, et kuule, need 16-aastased poisid varsti on seal õlleluga sabas, pean midagi välja. Teeks Kaitseliidu väikese rühmakutest liidu. Läksin kohale, pidasin mõned loengud missioonidest, Kaitseväe eesmärkidest, Kaitseliidust. Ja tema kohtus kokku need 16-aastased poisid. Ja ta mulle pärast räägib, laupäeval ja 8 pidi minema Kuressaare relvaeksamile. Ta mõtles, et ta rohkem poissi läbi. Kõik poisid püüdsid autoomi ootasid, et ta tahab autoomi minna. Vabari aastal me saime umbes 27 liikmelise Kaitseliidu rühm. Valdavus on 1700. On põhikoolis on 150-170. Et me suutsime osa noormeid päästa ära sellest õllesabast ja siiamaani. Osa poisse on missioonidel läbi käinud, on kaitseväelased, osa on seal kohapeal Kaitseliidus aktiivsed. Suutsime pakkuda alternatiivi. No õnneks meil on noorkottel üsna väga hästi siin käima saanud. Üsna mitmeid aastaid juba tegutsevad. Võiks olla rohkem. No jah, aga suur tänu Heljo.